Saade on projekti inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine Raplamaal tegevus ning seda kaasrahastab Euroopa Liit. Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis on seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 11.15 ning kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on järelkuulatavad aadressil rapla.treradio.ee. Eetris on raadiosaade Tervist. Oleme eetris meie iganädalase saatega Tervist ja täna on meil külas kogemusnõustamise praktikant Katrin Polli. Tere, Katrin! Tere! Ma saan aru, et sa täna oled õppimas kogemusnõustajaks ja kohe oled sa saamas kätte nii-öelda ametlikud paberid ja sa teed täna praktikat ka Ojaveere teraapiakeskuses, mis on siis, ma saan aru, üks eelduseid või aluseid, et sa saaksid need ametlikud paberid kätte. Aga sa enne ei olnud kogemusnõustaja, sa praegu õpid kogemusnõustajaks. Yeah. Kas sa räägiksid, mis sind ajendas seda teekonda ette võtma? Ma saan aru juba, kuna ma tausta tean, siis ma küsingi nii, et mis juhtus? Juhtus see, et 2023. aastal sain ma puukentsefaliidi diagnoosi ja see oli suur katsumus, kuna lisaks haigusele tuli mul ka parema näo poole halvatus. Ja see kogu lugu, et kuidas ma nagu seal haiglas olin, kuidas pärast kodus hakkama sain, 5 minutit lõpuks, kui mind töölt vabastati, mõtlen, et ma pean ju elus edasi minema millegiga. Ja siis ma jõudsingi sinna kogemusnõustamisse. Aga lähme natuke siis sinna alguse poole tagasi, et nüüd on see arusaadav, miks sa sinna jõudsid ja mis juhtus, aga kuidas see hakkas, sul oli puukentsefaliit ja sa sattusid haiglasse. Jah. Kuidas see mõjutas sinu elu ja mis siis juhtuma hakkas? No, see oli väga raske periood tegelikult minu elus. Et kui sa alguses saad need sümptomid, siis on nagu, et kuidas edasi, et see hirm oli väga suur, et kas ma jään üldse ellu tegelikult, sest selle haigusega võib ka ära minna. Ja esimesed 3 päeva haiglas olid mul nii-öelda ka täiesti mäluaugus, et ma ei tea nendest mitte midagi. Ärkasin 3 päeva hiljem, kui laps tuli mul voodi juurde ja ütles, et emme, sa oled haiglas, et kas sa tunned mind ära, et see oli nagu väga selline emotsionaalne seisund. Aga see juba sel hetkel, kui sa ärkasid, siis arstidel oli ikkagi juba teada, mis juhtus, et või kui sa haiglasse läksid, kas sa ise juba ka teadsid seda diagnoosi nii-öelda või sa pigem ikkagi läksidki haiglasse, sest sinuga juhtus midagi, sa hakkasid tunnetama, et midagi on väga valesti? Jah, sest see juhtus 2 kuud varem, kui ma sain puugi ja välja lõi 2 kuud hiljem ja siis need sümptomid algul öeldi, et viirus on, kui esimene kord kiirabi käis. Aga teisel korral oli juba, siis tuli tasakaalukaotus ja nägemine topelt, et see tekitas hirmu ja siis nad otsustasid ikkagi mind haiglasse viia ja seal seljaajust võeti proov ja see näitas siis entsefaliiti. Ja siis sa ärkasid, nägid oma last, ta muretses, kas sa tunned teda ära. Mis edasi sai? Ma saan aru, et see teekond läks ikkagi raskemaks. Jah. Ma saingi aru, et ma olen haige väga raskelt ja samas mind oli toetamas minu kogu pere, minu lähedased, sõbrad, nad käisid iga päev mind vaatamas ja iga päevaga nagu algas väikeste sammudega minu paranemise teekond, et kuidas nagu istuda ja sööma hakata, kuidas WC-sse minna, sest ma enne olin ju voolikute küljes. Aga kuidas haigla personal sind toetas või kuidas see käib, et kas ma pean seal haiglas ise hakkama saama kõigega oma perel, nagu sa ütlesidki, et sa said oma perele ja sõpradele toetud, et nendest oli sul
väga-väga palju abi juba seal haiglas olles. Et või kuidas see on, et ikkagi arst tuleb, juhendab, räägib või saab haiglas, ma ei tea, terapeuti või psühholoogi teenuseid kasutada või füsioterapeuti või kuidas see käib kõik? Jaa, neuroloog käis mul iga päev külas, vaatas, kuidas minu sammud nagu edasi lähevad. Siis kui ma juba olin tagasi intensiivis, siis füsioterapeut käis vaatamas. Aga minuga juhtus jah see asi, et nädal aega hiljem tuli ka parema näo poole halvatus. Eks sa olid haiglas siis veel? Või jaa, ikka haiglas. Et seda ei osanud nagu keegi oodata. Et see tuli nii-öelda nädalavahetusel, kui arste nagu vaatamas ei olnud. Aga ikkagi see toetus haigla poolt või see olemasole, et ikkagi see oli olemas, et sa teadsid haiglas, mis olukord on, mis seis on, sind toetati, abistati, nõustati? Jah, ikka. Kõik see personal on väga tublid, eriti õed, kes peavad seal seda rasket tööd tegema ja sind tõstma ja pesema ja hoolitsema sinu eest ja esialgu ka toitma, kui on vaja. Aga kuidas vaimse poolega? No vaimse poolega on raskem. Aga kas haigla poolt, ütleme veel, kui me sellest haiglas oleku ajast räägime, et kas haigla poolt, kas sa saad minna psühholoogi juurde näiteks või kas tullakse ise pakkuma seda või küsitakse, et mitte kuidas ennast tunned siis füüsiliselt, vaid kuidas sa ennast vaimselt tunned? Kahjuks see pool ongi nõrk ja selleks ongi see kogemusnõustaja, kes võiks nagu olla siis inimesele seal haiglas juba toeks, et kui ta hakkab koju minema, et siis ta teab, et kuidas nagu edasi minna. Ehk siis sa tunnedki, et tegelikult sealt maalt hakkab vaikselt see koostöö ja mingi puudujääk siis tekkima, kus oleks hea see kogemusnõustaja, vaimne pool ja siis haigla, see füüsiline pool oma vahel kokku viia. Et see füüsiline pool on seal olemas, igati toetatakse sind. Aga kui sa lähed juba ära koju, siis see pool jäetakse sind nii-öelda, et jah, tuleb see taastusravi mingil hetkel. Minul tuli ta 5 kuud hiljem. Kui ma vahepeal poleks midagi teinud, siis need asjad nagu lähevad hullemaks tegelikult või nad jäävad nagu seisma ühte kohta, et sellepärast ongi see vaimne töö hästi palju tähtis. Aga kui me nüüd jõuamegi sellesse aega, kui sa hakkasid koju ennast sättima sealt haiglast, siis kaua sa olid haiglas? 15 päeva. Ja mis sind kodus ootas? Mis sai? Ma saan aru, et väga lihtne ei olnud. Ei olnud, sest eks haiglas olid sa harjunud 3 korda päevas süüa saama ja kodus sa pead ise kõigega hakkama saama. Ja see oli seal, kui minu jaoks väga-väga raske. Et kui poeg mu koju tõi, siis vanemad olid nõus samas enda juurde võtma ja siis ta viis nagu mind nende juurde, kus ma siis sain nagu seda samasugust hoolitsust veel mõned päevad tunda, et nagu harjuda ära selle eluga, mis kodus nagu ootab. Ma saan arvata ikkagi füüsilise poolega oli, kus sul ka ikkagi väga keeruline, et ise liikuda, õppida uuesti liikuma või kui rängalt see haigus sind füüsilise poole pealt mõjutas? Ütleme nii, et kui ma ennem olin võimeline 5 kilomeetrit päris ruttu ära kõndima, siis nüüd läksid asjad nagu väga halvaks, et ma hakkasin nagu 100 meetri kaupa alguses kõndima ja see võttis ikka päris palju aega. Ja need olid väiksed võidud, aga minu jaoks väga tähtsad võidud. Ehk siis sa füüsilise poole pealt ka alguses ikkagi alustasidki selle kõndimise ja üldse liikuma uuesti hakkamisega ja siis alles hakkas tulema see füüsiline nii-öelda füsioteraapia nii-öelda? Ja see tuli alles siis, kui ma juba kodus olin olnud 6 aega. Aga millest, kas see tuleneb meie süsteemist, et me ei saa näiteks varem aegasid või see peabki tulema tegelikult hiljem, et see taastumine peab toimuma alguses ise ja siis alles tuleb füsioteraapia järgi või kuidas see protsess peaks käima? No mina leian, et tegelikult peaks kiiremini see toimuma, sest see aitab nagu kiiremini jalule saada. Et mida rohkem sa leiad neid lahendusi ja tegevusi enda jaoks, et nagu eluga hakkama saada, et see on nagu hea. Ja seda toetust, et minul õnneks olid tuttavad, kes mind nagu soovitasid, et võta ja küsi ja tegutse selle nimel, et sa saaksid kiiremini need ajad, sest tõesti need ajad on need, mis on väga pikad. Et mina läksin esimeses, kuna Raplas taastusraviarsti ei ole, siis ma esimese aja sain Tartusse.
Vabandust. Aga kui me räägime nüüd uuesti sellest, sa õppisid taastuma füüsiliselt ja tegelikult ka vaimselt oli keeruline ja siis sealt nagu edasi minna, siis hakkaski tegelikult hargnema juba see mõte, see kogemusnõustamise mõte, aga sulle vahepeal juhtus veel midagi, mis veel viis sind selleni, kus sa täna oled, et räägi korra lühidalt, et mis see viimane samm oli? Eks elu teeb pöördeid, et kuigi tööandja oli väga toetav, siis ja mul ei olnud seal tööl nagu väga lihtne. Peale 3 kuud, kui ma nagu olin uuesti tööle läinud, siis iga päev nagu oli hästi vaja kiirelt nagu hakkama saada iseendaga, et ja minu nägemisprobleem oli ka, mis mind nagu takistas väga palju. Kas see tuli ka selle haiguse tagajärjel? Just. Okay. Ja selle halvatuse tagajärjel nii-öelda. Et need on need teemad. Ja siis tööandja otsustas ikkagi mind vabastada haiguse tõttu ja see oli algul šokk, aga nüüd ma tean, et see oli vajalik. Aga kas, jah just, et iga asi millegi jaoks avaneb, iga sulgunud uks avab uue ukse. Kas sel hetkel, kui tööandja sind vabastas sinu ametilt ja lõpetas sinuga töösuhte, kas sa siis juba olid eelnevalt ka mõelnud kogemusnõustamise peale või siis sealt tegelikult hakkas päriselt see mõte võib-olla kõva häälega väljaütlemine tulema või kuidas sellega täpselt sul oli? Jah, alles siis hakkas see mõte nagu, kuigi mulle oli tulnud koolitusena ette see kogemusnõustamine, aga Töötukassa seda ei finantseeri enam, siis ma mõtlesin, et enda jaoks on mul seda vaja, et anda oma kogemust edasi ka teistele. Sest ma saan aru, et et viimane selline tõuge oli tööandja poolne otsus, aga sealt edasi hakkaski arenema see sul ikkagi, nagu sa oled palju siin täna ka öelnud, et sa ise said palju abi oma lähedastelt ja sõpradelt, perelt just selle vaimse poole pealt, aga sa said ka, ma saan aru, väga palju abi just selle teadmistega, et üldse kuhugi pöörduda, et pöörduda, mida üldse küsida, et nii-öelda nõuda endale rohkem ja kiiremini aegasid. Et kas see oligi siis lõpuks ka see ajend ikkagi, mis viis, et sa ise tundsid sellest, või sa teadsid, et võib-olla sinul oli see olemas, aga tegelikult on sellest väga puudus inimestel, et eriti kui sa oled üksi või sa oled vanem inimene, et siis on väga raske neid asju nagu teada, et selleks nagu kogemusnõustajad ongi, et nad saavad oma kogemust jagada, et kuidas nemad on hakkama saanud oma haiguse teel. Et see on ka üks teema, millega ma nagu kogemusnõustamises nõustan. Aga kas, kui sa täna nüüd seda praktiseerid ja õpid, kui sa ütled, et see on probleem ja mure, aga kui suur probleem ja mure see tegelikult on? Et jah, ma saan aru, et inimesed ei tea neid asju, kogemusnõustamist võib-olla ka ei usaldata veel nii palju. Et kas see on ikkagi koht, kuhu me peaksime rohkem oma näod suunama ja vaatama ja tegelema ja tegelikult ka siis arstide poole või proovime ka siis meditsiiniga rohkem koostööd teha, et suunake nad juba kogemusnõustajate juurde, et juba haiglas saaks seda abi või kuidas sulle tundub see maailm? See maailm on jah praegu selline, et veel ei ole see nii hästi läinud. Küll on vähihaigetel see võimalus, et nendel on see kogemusnõustamine nagu paremini sisse läinud kui näiteks neuroloogia osakondades, et see võtab aega veel, et perearstid ka saaks aru, et kui psühholoogil on nii pikk aeg, siis kogemusnõustaja juurde inimest saata on palju kiirem võimalus. Aga kuidas sa tunnetad, kas on inimesi, kui nad tulevad sinu juurde või kui sa praktikat teed, kas nad on natuke ka, ma ei tahaks öelda pessimistlikud, aga ikkagi võib-olla kahtlevad veel selles ametis nii-öelda või kui inimene jõuab juba kogemusnõustaja juurde, siis ta tegelikult tuleb sinna teadlikult ja tal seda muret enam ei ole ja saab sealt abi kohe, sest ta on ise ka vastuvõtlik sellele abile. Üldjoontes on nad vastuvõtlikud, et
ja need suured rõõmud ongi minul on sellest, et kui sa näed seda, et see kogemusnõustamine aitab just seda inimest. Et mul on ka üks klient, kes nagu silmnähtavalt näed, kuidas inimene paraneb sellest toest, et keegi kuulab teda ja hoiab tema asja ja annab siis nagu tagasisidet ja motivatsiooni talle, et ja ka mõningaid nõuandeid võib-olla, kui ta ise küsib seda. Aga ehk siis sina täna oma töös annad sellele inimesele jõudu ja motivatsiooni, et edasi liikuda ja hakkama saada, aga kus sa ise said selle? Kus sa ise leidsid selle jõu või mis sinu see miski oli, mis ei lasknud sulle alla anda? No minu üks see vau-efekt on see, et ma olen tegelenud 6 aastat Shindo venitustreeningute ja massaažiga, et õppinud seda, et haiglas kohe ma hakkasin endaga tegelema. Et see venitused ja hingamised, mis selle juurde käivad, et see on abiks. Ja lisaks need teised tegevused, millega ma nagu iganädalaselt teen, just see rutiin ja siis need aitavad ja see kõndimine, see on ajule hea. Et iga päev käid ja kõnnid oma sammud täis, ma saan aru, jah? No päris iga päev ei jõua, aga püüaks 3 korda nädalas vähemalt jõuda. Aga räägi natuke sellest õppimisteekonnast siis ka, et mida see endast üldse kujutab, et kuidas see kõik pihta hakkab, et ma tahan täna kogemusnõustajaks õppida, mis ma tegema pean ja mis sinu teekond seal on olnud? Jaa, see on huvitav teekond selles mõttes, et kõigepealt sa kirjutad motivatsioonikirjad, miks sa üldse tahad ja mis teemal sa nagu tahad. Siis tuleb intervjuu, kus siis on nagu see seltskond koos, kes sinna nagu peaks saama. Ja siis selle järel nad siis otsustavad, et kas sa oled valmis juba sellel teekonnal oma teemaga nagu edasi minema. Okei, et ehk siis see on hästi oluline, et ma oleksin ise valmis, et mitte see, et mul on midagi juhtub minuga, ma tegelikult olen ise alles täiesti puntras omadega ja tahaksin hakata, ise arvan võib-olla, et juba on õige aeg ja tahan hakata kogemusi jagama ja teisi nõustama, siis tegelikult see on ikkagi väga suur punane lipp, ma saan aru, et ikkagi ise pead olema valmis. Selleks see õping ongi. Aga kui sa selle protsessi ette võtsid, siis ma saan aru, et kui sa selle ette võtsid, siis sa ilmselt mõtlesid, et sa oled valmis seda tegema, sa oled oma eluga jõudnud sinnamaani, oma selle kogemuse ja oma selle haigusega ja sa olid selle enda jaoks läbi mõelnud. Aga kui sa reaalselt sinna kohta jõudsid, kas siis ka sa tundsid seda veel või oli vahepeal, et okei, et ma ei olnud veel ikkagi päris valmis või läks kõik ikkagi õigesti ja oli hästi ajastatud? Kahtlusi ja kõhklusi on meil alati enda suhtes ja iseennast me teeme alati maha ja väiksemaks, et eks see enesekindluse teema ongi see, mis nagu selle teekonnal nagu kasvab. No see tuleb ajaga, nagu iga teemaga. Just. Aga mis need, kuidas see käib, et kas millega siis konkreetselt sinu juurde täna inimesed saavad pöörduda, mis muredega, et kas need on kuidagi valdkonniti jaotatud või kuidas see käib, et mis mul peaks, kui ma täna tunnen, et ma tahan sinu juurde tulla, mis mul peaks olema juhtunud, et ma saaksin tulla? No sa pead olema valmis võtma seda vastutust enda eest, et kas sa tahad minna paremasse kohta, et taastuda sealt. Et mina nagu tegelengi nende klientidega, kes on nagu haigusest taastumas ja kes ka on jäänud töötuks või siis üksikvanemlusega, et kuna ma olen oma lapsi üksinda kasvatanud. Ehk siis tegelikult see niimoodi on see amploa ikkagi väga lai tegelikult? Iseenesest ongi, et need on need elukriisid, millega inimesed peavad hakkama saama. Mis muidugi amploa on lai, aga tegelikult lõpuks ma saan aru, et me jõuame ikkagi ühte kokku, üsna sellised baasväärtused või baasvajadused on vaja täita ja anda siis oma kliendile oma kogemusega edasi ja ega ilmselt ei olegi lõpuks vahet, mis trauma mul selles mõttes on, vaid oluline on ikka jälle söö, maga, liigu, suhtle võib-olla ka inimestega. Just. Et see on sama. Et see on hästi aidanud. Aga mis need kõige sellisemad positiivsemad, kirkamad hetked on sinu kogemusel nende sinu klientidega? Need on kuidagi imelik klientideks nimetada. No nad on tegelikult klientid, aga jah. Lihtsad inimesed, jah. Mis kogemus või mis sulle rohkem on meelde jäänud?
no ütleme, et minu esimene klient, kes rääkis minuga esialgu voodist lamades, siis oli täna selline, no tõesti, võib-olla ta alles oli haiglast koju jõudnud ja ta ise otsis mind ülesse. Aga kui ta oli juba minuga 3-4 korda ära teinud seda nõustamist, siis ta juba istus ja oli valmis rääkima rohkem. Ja positiivsust oli juba ja ta oli valmis võtma ise neid otsuseid vastu, et mida elus edasi teha. Need lood, mida sa kuuled ja millest sa osa saad, ei ole kindlasti lihtsad. Ei. Ja nad on kindlasti keerulisemad kuulata ja näha ka siis, kui sa oled ise neid kogenud. Kuidas see käib, kuidas sa ennast hoiad, mis need sinu nipid on, võib-olla saad ka kuulajatele siin need kaasa anda? No ütleme nii, et minu päevad on täidetud rutiinidega, et see päevaplaan on väga tähtis, et hommiku võimlemine näiteks, siis ma käin ujumas korra nädalas, püüan käia, venitustreeningud ja jalutuskäigud, et aju saaks hapniku. Ehk siis ikkagi need baasvajadused, mis me räägime. Kas sul on midagi veel, mida sa tahaksid kindlasti veel ära mainida, millest me ei ole rääkinud või veel midagi oma kogemusest kaasa meie kuulajatele anda? See kogemusnõustamine on andnud mulle oskuse õppida kuulama. Ikka täitsa päriselt kuulama, et ma olen kohtunud paljude inimestega, kellel on igal oma lugu ja need lood inspireerivad. Nad on valusad ja samas ilusad. Ja koos nendega õppisin olema tolerantsem ja mõistav. Ja see on mind edasi viinud ja olen jõudnud sinna, kus ma praegu olen. Ja kui minu kogemus aitab kas või ühte inimesest, on see kõik olnud seda väärt. Aitäh sulle, kes soovivad Katrini juurde minna kogemus nõustamisteenust saama, siis Ojaveere teraapiakeskusest siis leiab sinu kontaktid ja saab sinu juurde tulla. Et viimased tasuta tunnid on saada. Tasuta tunnid veel ka? Aha, okay. Praktika on tasuta. Nii et kes praegu tunneb, et on valmis oma elus muutuse tegema ja kes vajab kogemus, nõustaja, abi ja toetus, siis võtke ühendust ja loodame, et leiate sobiva aja. Aitäh sulle, Katrin! Aitäh! See oli siis meie iganädalane saade Tervist ja kohtume selle saate raames juba järgmise nädalal uuesti. Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis on seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuula saadet neljapäeviti kell 11.15 ning kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on järelkuulatavad aadressil rapla.treradio.ee. Saade on projekti inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine Raplamaal tegevus ning seda kaasrahastab